Tere ilusat leedopäeva sulle, hea Sinilinnutee vaataja ja kuulaja. Tänane kaardiladumine on sulle siis just nimelt ekstra tänase päeva puhul ehk siis leedopäeva sõnum sulle. Ja võib-olla siis sissejuhatuseks mõne sõna siis ütlen selle kohta, et meie põlisrahvas ei ole tähistanud jaane, vaid on tähistanud siis pööriaega ja Leedo püha. Ja Leedo aeg või Leedo püha, eks ole, et see pööriaeg siis 21. juunist kuni tänaseni, tegelikult homseni, et see siis on see maagiline väeaeg. Ja see Leedo aeg on siis tegelikult valguse pidu, valguse püha, kus valget aega on looduses kõige rohkem ja pimedust kõige vähem. Ja sellest hetkest peale siis homsest kõik jälle pöördub ja hakkab sammukese liikuma pimeduse suunas. Mida Leedo ajal tehti? Loomulikult oldi looduses, kui see võimalik oli, enamjaolt oli, sest kõik tööd olid väljas. Vabal ajal nauditi ka siis seda ilma ja loodust, mis siis hetkel oli, aga see oli ka see aeg, kus tegeleti teadlikult näiteks taimeraviga, koguti ravimtaimi, sest Leedo ajal või pööri ajal korjatud taimed on kõige väekamad, kõige mõjusamad, kõige rohkem energiat sisaldavamad, sest päikesevalgust on sellel ajal kõige rohkem ja taimed on ergutatud kõige rohkem kasvama, väge välja andma. Ka energeetiliselt, siis mitte ainult füüsiliselt, et taimeravis me räägime lisaks füüsilistele omadustele ka taimede energeetikast. Siis mis veel oli oluline? Loomulikult mängimine, mäng, lust, rõõm, kõik sellised asjad. Noored käisid kiikumas, et olid kiigepühad. Leedo päev või Leedo aeg oli siis ka selline kiigepühaks on peetud seda. Ja vanemal ajal olid siis ju kiiged pühas Hiies või mingis muus küla kooskäimise kohas. Ja Leedo aeg oli ka see aeg, kus kiige peale ronisid ka võib-olla siis need vanakesed või need inimesed, kes muidu enam kiige peale ei läinud või kelle tervis enam nii hea ei olnud, siis usuti seda, et see Leedo-aegne kiikumine on väge ja võimu ja tervist andev või tervist taastav, et see on väega tegevus, väekas tegevus ja väega tegevus. Ja noortel oli kiikumine muidugi üleüldse seltskondlik tegevus. On ka teisi kiigepühasid peale Leedo püha, aga Leedo ajal oli siis noortel sellistel neidudel ja noormeestel nii-öelda siis selline kas siis mõrsja või peiu otsimise aeg või kes selles vanuses olid, et siis see kiigepüha oli ka siis selline sümboolne aeg, kus siis seda tehti ja seal olid lisaks kiikumisele ka kiigemängud ja sellised meie mõistes siis tänapäeval sellised seltskondlikud mängud, siis pärgade punumised ja neiud pidid siis punuma pärgi, kus on siis kas 7 või 9 või 12 sorti lilli või taimi ja panid selle pärja siis, sellel õhtul nad kandsid seda ja pärast nad kuivatasid selle ära ja panid padja alla ja nägid oma noormeest unes. Ja noormeestel olid siis ka igasugused jõukatsumised ja vägevuse katsumised, et kes siis sellel aastal saab mehele ja kes mitte. Et mõnes mõttes on see Leedo aeg siis ütleme selline hästi tervendav väeaeg. Teisest küljest on ta siis selline natukene nagu armuaeg ja kolmandast küljest on ta siis, kuna see on kõige valgem aeg ja peale seda hakkab kukesammukese minema jälle hämaruse poole, ehk siis see on sisuliselt siis pilgu sissepoole pööramise aeg peale seda, et Leedo ajal on just see, et hästi väljapoole suunatud, aga kui need pidustused ja pühad ja selline see energeetiline, ütleme siis see päikese püha või valguse püha looduses, aga ka inimese puhul siis see sisemise valguse püha, et kui see nagu nüüd läbi saab, et siis see argielu hakkab minema nagu sügise poole, ehk siis nagu hakkame jälle tõmbuma enese keskmesse rohkem, võib-olla selle kevadise ajaga võrreldes. Et selline sissejuhatus sulle siis täna.
aga teeme siis kõigepealt ka hetkeks siia kohale tuleku, et teeme selle täna niimoodi, et see on koos hingamisega. Et hinga sügavalt sisse, sügavalt ei tähenda, et kuidagi eriti punnitama pead. Pigem siis teadlikult, et hinga sisse ja vabalt välja. Ja tee mõned hingetõmbed niimoodi rahulikus rütmis. Ja keskendu siis sellele, et millise grupi sa võtad, et kaardid on täna kõik ühesugused, tagumised pildid on ühesugused, et siin on grupp number 1, siin on 2 ja siin on 3. Et sa saad siis valida, kas vaata, milline kaart siin tõmbab su tähelepanu või sa võid ka valida numbrite järgi, kui numbrid kuidagi su energiat või tähelepanu täna koondavad, et 1, 2, 3, et tee oma valik nüüd. Ja kui sa vajad otsustamiseks rohkem aega, siis võid video panna pausile. Igaks juhuks ütlen, et tegu on üldise ladumisega ja ei pruugi need sõnumid kõigile sobida või sa ei pruugi seda väga sügavat seost leida, siis sellisel juhul on sul võimalik tellida endale individuaalne lugemine siis endale sobiva teema kontekstis ja siit video alt sa leiad selle kohta lingi. Aga meie läheme siis teele ja avan esimese kaardi ehk siis grupp number 1. Ja sinul on välja tulnud selline ilus rohekas kaart ja siin on siis andestuse jumalanna Branwen ja number on 7. Ja numbritega on alati see lugu, et märka sünkroonsusi, et kui sinu grupil või sinu kaardi valikul tuli praegu see 7 välja, siis tänasest päevast, kui see ladumine sinuni jõudis, või kui sa vaatad seda ka hiljem, siis siin võib sinu jaoks ikkagi see sõnum olla, et sellest oma vaatamise päevast siis vaata 7 päeva edasi või 7 nädalat. Et mis seal 7 päeva pärast või 7 nädala pärast nende teemadega, millest me kohe rääkima hakkame, et mis seal nendega veel juhtub või millised sünkroonsused sind siis veel tabavad. Et andestus on siis see sinu teema, millele sa peaksid lähiajal tähelepanu pöörama, eriti täna, kui sa selle lugemise said, aga võib olla siis ka 7 päeva või 7 nädala möödudes. Ja number 7 võib sul välja tulla ka näiteks, ma ei tea, kuskil raamatut loed, lehekülg 7 jääb mingisugune asi. Sa võid võtta ka raamatu riiulist suvalise raamatu, avada see leheküljelt 7 ja vaadata, mis sõnum sulle sealt veel tuleb. Mingi majanumber, mingisugune mingi auto sõidab su ees 777 või midagi sellist, eks ole. Et lihtsalt märka neid sünkroonsusi ka. Ja kui andestuse jumalanna tuleb sul välja või tuleb sulle täna näiteks Leedo päeval, täna valguse pühal päeval tuleb sulle andestuse sõnum, siis mõnes mõttes see võib olla siis viide või vihje sellele, et elu on veeretanud su teele mingisuguseid raskusi. Ja see andestuse jumalanna on oma arhetüüpselt energialt või oma algolemuselt siis keldi mütoloogia jumalanna. Ja siis ütleme, selles keldi vanas kultuuris oli ta siis selline jumalanna, kes siis andestas neile, kes põhjustasid tema enda surma südamevalusse. Ja kuna see nüüd on see, et ühesõnaga see andestuse jumalanna, ta ei olnud kristlane, kristlikus mõttes võiks öelda, et ta siis suri märtri surma, et eesmärk ei ole siin ennast ohverdada, vaid küsimus on selles, et kui see andestuse jumalanna tuleb sulle tänase tähtsa valguse püha puhul tooma andestuse sõnumit, siis see sõnum pigem on see, et vabasta ennast rahulolematuse idudest ja seemnetest, mis on lämmatamas sinu unistusi, ideid ja eesmärke. Ehk siis vaata täna otsa või selle eeloleva 7 päeva, 7 nädala jooksul,
aga eriti täna, et vaata otsa siis sellele, mille suhtes sa oled rahulolematu, mis on seda sinu ideed, sinu olemuslikku essentsi täna siin ja praegu lämmatamas. Ja mõnikord võib siis juhtuda niimoodi, et teised inimesed meie ümber, meie pereliikmed, meie sugulased, sõbrad, töökaaslased haavavad meid kuidagi oma tegevusega, oma sõnadega, oma käitumisega. Ja siis juhtub see, et kuna nad seda teevad, siis me hakkame neid samu mõtteid enda peas edasi mõtlema, edasi kerima ja me hakkame oma peas endale jutustama igasuguseid lugusid selle kohta, mida keegi ütles, mõtles või tegi. Ja me tegelikult siis halvame ennast, me halvame oma kuidas ma ütlen, sotsiaalse või emotsionaalse poole, ehk me siis suhetes oleme ettevaatlikumad, ei väljenda ennast võib-olla nii selgelt või nii ausalt, on ju. Ja me halvame ka oma mõtted või me mõtted hakkavadki siis liikuma selles negatiivses suunas, eks ole. Me hakkame umbusaldama ühenduse võimalikkust või isegi kui me oleme teiste inimestega ühenduses, siis me nagu kahtlustame igaks juhuks. Et see on nagu see koht, et kui sa nüüd ennast ära tundsid siin, eks ju. Et ükskõik milline on see sinu lugu või kes või mis on sinule seda sellist umbusaldust sinu sees nagu kasvama pannud või tegelikult keegi ei saa panna, aga kelle või kelle sõnade või tegude peale see on siis kasvama hakanud, ütleme niimoodi. Et on sul tegelikult võimalik sellest vabaks saada või sellest lahti ennast ühendada. Et andestamine võimaldab siis parandamist, nii-öelda lappimist, aitab südamekeskust avada, seda avatuna hoida, see aitab ühendust sinu ja teiste inimeste vahel või see ühendus, mis nagu suhetes saab olla, et see aitab seda ühendust vastu võtta, see aitab seda ühendust luua ja toita. Kui sul on vaja kas siis endale või teistele andestada, siis just praegu on kõige parem aeg seda teha. Et hoia oma südamekeskuse avatuna, sest siis sa saad uuesti nagu alustada, kas selle sama teemaga või teistmoodi, eks ole, et sa saad minna nii-öelda uuele ringile. Ja andestus aitab siis nagu, kuidas ma ütlen, nähtavaks muuta siis selle ilu ja need võimalused ja need varandused, mis võib olla sellises kivestumuses olemine nagu varju jätab. Ja mõnikord me ise teeme teistele tahtmatult haiget või valu. Ja mõnikord võib ka juhtuda, ma ei ütle, et sina oled seda olnud, aga kindlasti on ka neid inimesi selle rühma vaatajate hulgas, kes mõnikord on kättemaksuks tahtnud teistele valu teha nii-öelda. Et nüüd on see aeg siis enese inventuuriks ja oma vigade paranduseks. Ja sinu ülesanne on olla 100% vastutav oma mõtete, tunnete, uskumuste, kavatsuste ja ka tegude eest. Et sa ei andesta selleks, et kogeda andestust või sa ei andesta selleks, et kellelgi teisel sellest nagu hea hakkaks. Vaid sa andestad selleks, et vabastada ennast selle probleemi või selle pinge kütkest. Selleks, et sul oleks jõudu ja tugevust olla vastutusvõimeline oma enda tegude, mõtete ja tunnete eest. Sel viisil, kui sa andestad siis, ei saa sinu südamesse ega hingeruumi juurduda ei süütunne ega häbitunne. Kui sa ei andesta või sul on raskusi andestamisega, siis on need süü ja häbitunne ka kohe platsis, eks ole. Andestades sa seisad jõuliselt, ent samas alandlikult pea püsti, olenemata tagajärgedest. Sest mõnikord me ei saa tagajärgi kontrollida, aga me saame alati jääda iseendaks, eks ole. Ja kui sa seda teed sellisel kujul, siis oled sina alati kasusaaja. Ja andestuse jumalanna, kui ta selle teema kontekstis nagu nii-öelda välja tuleb pakist, siis ta ütlebki seda, et selline julgus endale otsa vaadata ja ausus ning austus toovad väga sügava tervenemise. Et selline sõnum siis tänasel valguse pühal sulle, hea esimese grupi vaataja.
et aitäh sulle. Läheme edasi teise grupiga. Nii, hea teise grupi vaataja, sinul on selline kaunis daam siin, kelle nimi on Radade Helen ja tema on mustrite jumalanna. Ja sinul on number 41. Ehk siis 41 päeva tänasest näiteks, võib olla ka 41 nädalat tänasest on siis aeg vaadata neid mustreid, aga eelkõige, kuna see sõnum on just tänaseks valguse pühaks, siis on just eriti soovitus, et sa teeksid sellega algust juba täna ja et sa vaataksid oma mustrid just täna üle, et millised need mustrid on. Ja see 41 võib olla ka mingisugune number raamatus, näiteks võtad omal raamaturiiulist suvalise raamatu, avad number 41 lehelt ja vaatad sealt, mis sõnum sulle esimesena silma hakkab. Kas sellel võib olla sinu mustritega mingisugune ühendus või sõnum? Või siis mingi autonumbris on näiteks 41 sees või kell on mis iganes 17:41, eks ole. Et need on need sünkroonsused, mida siis tasub ka märgata. Aga nagu sa juba isegi aru saad, siis tänase valguse püha sõnum sulle on see, et tuvastada oma mustrid. Ja küsimus ongi siis selles, kas sa elad autopiloodi peal või märkad sa nagu iga päev oma elus neid mustreid, mis viivad sind positiivse kogemuseni. Või kas sa märkad neid mustreid iseenda mõtlemises ja käitumises, mis viivad sind negatiivse kogemuseni. Positiivsete harjumuste arendamine ja äratundmine toob reaalsuse kangasse, sinu elu kangasse, elu lõimesse, siis uusi mustreid ja tegelikult see toetab sinu sihte, sinu eesmärke, sinu unistusi seni kaua, kuni need materialiseeruvad. Eks ju, aga siin sa pead teadlikult neid mustreid kujundama, esiteks ära tundma ja teiseks kujundama. Ja selle saavutamiseks on vaja siis teadlikkust ja distsipliini. Kuid hea uudis on see, et sa suudad seda teha. Ja distsipliin ei tähenda sundust, vaid distsipliin tähendab, et ma tegutsen teadlikult ja järjepidevalt selle hea eesmärgi nimel. Oma isikliku eesmärgi nimel näiteks, eks ju. Ja see tähendab seda, et see üldse saaks juhtuda, on siis vaja lubada endale õnne kogemist või lubada endale õnnelik olla. See tundub võib-olla veider, et lubada olla õnnelik, aga väga paljud inimesed keelavad endale tegelikult ise seda õnnetunnet. Ja kui sa lubad endale õnnelik olla, õnne tunda, siis sa leiad nagu selle tee ja sihi ja võimaluse oma unistuste eesmärkide juurde. Et see Radade Helen on oma algupäralt, mütoloogiliselt siis ka keldi jumalanna. Ja ta aitab siis sisuliselt tema energeetika aitab siis inimesi juhatada oma eesmärkide või sihtide juurde, oma unistuste juurde. Ja siin võikski siis öelda, et ei taha nagu illusioonidesse laskuda, aga iseenesest see koht nagu tuletab meelde, et kõik on võimalik tegelikult, eks ole. Igasugused imed on võimalikud. Ja on aeg ehitada sillad üle lõhede teistega, mis on teid ajutiselt eraldanud. Ehk siis mida tähendab ehitada sillad üle lõhede teistega? Võib-olla sa oled olukorras, kus sinu vaated ja teiste inimeste all ma ei pea silmas ühiskonda, ma pean silmas ikkagi seda isiklikku lähiringi, perekond, suguvõsa, sõpruskond, kollektiiv. Et võib-olla sa oled läinud seda teed, et sa oled hakanud vastanduma, et vaata, nemad teevad nii, aga mina teen naa. Nemad on sellised, aga vaata, mina olen selline. Et selleks, et seda silda luua, ei ole vaja sinu puhul siis vastanduda, vaid on vaja leida ühisosa ja ühenduda. Et praegu on siis see sildade ehitamise aeg sinu jaoks välja tulnud, eks ole. Ja siis on see, et kui sinu suund on selge
et sa ise ka saad aru, miks, kuhu ja mida on ju, siis sa leiad selle õige tee, seda näidatakse sulle kas kõrgemate jõudude poolt, sünkroonsuste abil või mingisugusel muul moel on ju. Kui sa teed oma elu heaks, iseenda kõrgemaks hüvanguks näiteks uusi valikuid, siis need asjad saavad nagu juhtuda. Võib juhtuda siis nii, et tuttavad mustrid ilmuvad või sa tunned need ära siis, kui sa magad nii-öelda oma elus autopiloodi peal või kui sa ootad harjumusest näiteks seda, et ühest küljest, et tegutseda siis harjumuspärasel viisil on ju, ja teisest küljest siis see, et ootan, millal tuleb õige aeg. Ootan, millal juhtub veel midagi. Ootan, millal, ma ei tea, ma piisavalt tark olen. Ootan, millal lapsed suureks saavad ja nii edasi, eks ole. Et ühesõnaga sa oled igasuguseid tingimusi endale seadnud ja võib-olla sa tunned ära, et need tingimused korduvad. Kuid nüüd on oluline siis hakata nägema seda kui võimalust liikuda kaugemale oma harjumuspärase käitumise piiridest. Ja kui sa teed seda, mida sa oled alati teinud, siis sa võid ka oodata seda, mis on alati juhtunud, eks ju. Kui sa ei taha korrata oma õppetundi või seda katsumust, mida sa juba läbi oled elanud või leida ennast tagasi samades olukordades, mis su elus juba on olnud, siis on nüüd tänasel valguspühal aeg hakata tegema, käituma ja mõtlema teistmoodi. Sa pead valima, et mõtled, tegutsed teistmoodi. Et võta endale kohustus muuta oma teed ja leida endale siis uute radade või uute mustrite avastamist, harjutamist, eks ole. Vaata üle oma vajadus karta alati halvimat ning jääda oma tuttavasse mugavuspiirkonda, eks ole. Kuigi sa pole võib-olla rahul sellega, mis on. Ja tegelikult on väljapääs olemas. Sa pead tahtma julgeda lihtsalt järgneda sellele, mis elu tahab sulle veel anda. Aitäh sulle, grupp number 2. Selline sõnum oli siis sulle tänasel valguse pühapäeval, valguse pidupäeval. Ja läheme edasi, grupp number 3. Sinul on välja tulnud kaart number 47, jumalik tarkus Sofia. Ja jumalik tarkus ja number 47, siis räägime need numbrid ka kõigepealt ära, et jälgi sünkroonsusi, et kus sa number 47 näed, et võib-olla see on kellaaeg, eks ole, et 17.47, 15.47. Võta raamatu riiulist esimene raamat, mis kätte jääb, ava leheküljelt 47. Vaata, milline imeline tarkuse tera või jumalik tarkuse tera seal sinu tarkusega nagu ühendub, on ju. Ja võta tänasest 47 päeva või 47 nädalat, et leida, tunda ja avastada oma jumalikku tarkust. Aga kuna see on tänase leedopäeva ehk siis valguse püha lugemine, siis kindlasti alusta selle tarkuse tundmise ja avastamisega juba täna. Ja mis siis võiks öelda selle Sofia kohta? Ja Sofia ütleb sulle niimoodi, et tarkus tuleb isiklikust kogemusest. Aga jumalikku tarkust meie elukogemus ei pruugi tunda. Ja kui me palume abi näiteks vaimselt ilmalt või kuidagi kõrgematelt jõududelt või väeloomadelt või ükskõik millise vaimse dimensiooni esindajatelt, siis me tegelikult küsime abi endast suuremalt, allikalt, võimsalt, tundmatult, müsteeriumilt. Kui me saame abi, on see sageli elumuutev ja mõjutab meid viisil, mis siis ületab meie varasema arusaamise. Aga tarkus või see jumalik tarkus on siis see, et me oma tarkuse, mis meil juba on olemas, sünkroniseerime jumaliku tarkusega. Väidetavalt siis, ütleme, mütoloogiast võetuna Sofia on siis ka üks nendest erinevatel rahvustel, on siis erinevad maa jumalannad või maaemad nii-öelda. Ja Sofia on siis ka üks nendest maaemadest, kes lõi materiaalse maailma, näidates sulle siis, kuidas saatus ja ettemääratus toimivad samal ajal siin ja praegu.
ja siis, kui sa seda kõige vähem ootad, avanevad võimalused ja kohtumised justkui tühjalt kohalt. Ja see, kui sa oled kogenud sellist asja, et kõik on justkui nagu nässu läinud ja siis avaneb uus võimalus. Et vaat see nüüd on see jumalik puudutus, jumalik tarkus, see sünkroonsus, mis näitab sulle nagu teed, et asjad on võimalikud, eks ole. Siis sinu elu hakkab siis laabuma ja sa tunned oma joondumust kõrgema eesmärgiga ja oma isikliku väega. Et usalda seda, et sa oled jumalikult kaitstud ja juhitud, et sa ei pea kogu aeg olema, sinu närvisüsteem ei pea kogu aeg olema nagu ülierutunud ja kaitseseisundis. Et tegelikult selle jaoks ongi sinu vaimsed abilised, kes sind hoiavad. Et harjuta uskumist enne tulemuse nägemist. See on oluline võti oma maailma loomisel. Mis tähendab uskumine, see ei ole pime usk, et ma lihtsalt usun midagi, mida keegi ütles, vaid siin on see küsimus, et kas sa põhimõtteliselt oled veendunud selles, et asjad on võimalikud. See on nagu veendumuse baasilt. Ja kui sa ei ole, siis on oluline seda veendumust endas kasvatada, eks ole. Kui sa oled näiteks juhtumisi, et mina ei tea, kas sa oled, aga kui see grupp sulle tuli või sa valisid selle, siis võib juhtuda, et suure tõenäosusega sa oled oma kõrgemast jõust hetkel lahutatud. See tähendab seda, et su mõistus räägib ühte, aga hing tahab teist, on ju. Et oluline on siis hakata uskuma seda, et ainult sina oled elu külluse allikas, sina ise saad seda nagu luua ja muuta. Ja mõistlik on siis pühenduda teadlikult tahtlikule igapäevasele ühendusele, selle kõrgema tarkusega. Kui unustad seda teha, võid pöörata liiga palju tähelepanu materiaalsele maailmale, tööle, rahale, eesmärkidele ja muudele sellistele asjadele. Need asjad, see töö, raha ja eesmärgid ei ole halvad, aga kui sa ainult sellele keskendud, siis sa ühendad, sinu mõistus ja hing jälle lahutavad teineteisest ja nad ei räägi sama keelt. Et oluline, kui sa tahad olla oma maailma looja või kaaslooja, siis on hästi oluline see, et sinu hing ja mõistus teeksid omavahel koostööd, et nad oleksid ühenduses. Ja praegu on siis oluline täna sellel imelisel Leedo päeval, valguse pühal, on oluline meenutada, et vaimne aspekt ja nähtamatu aspekt, see on sinu soovide olemus, on ju, tähendab enamat kui see, mida sa käega katsuda saad. See on nagu rohkem, on ju. Sa võid praegu ekslikult midagi, lihtsalt arvata, et see on jumalik või see on õige, eks ju. Aga vaata nagu sügavamale enda sisse, joondu nagu oma hingega, vaata hing, kui sa mõtled, et mõistus hakkab meil tihti selgitama, see on kasulik sellepärast, et see on õige, sest et ja nii edasi. Aga kui sa nüüd selle mõtteklõmps korraks suu kinni paned või peas selle mõtte vaigistad, kas su hing ka ütleb, jah, see on see, mida ma päriselt tahan. Jah, kui ma seda teen, siis minu päevast saab pidupäev, on ju. Kui see on nii, siis su hing ja mõistus on kooskõlas. Kui su mõistus ütleb, et kõike, mida peab ja tuleb ja on kasulik teha, aga hing ütleb, ma ei taha, miks ma pean, siis järelikult ei ole. Ja on oluline siis vabastada ennast soovmõtlemisest. Sellest ma pean mingeid asju kindlal viisil tegema, on ju. Universumi müsteeriumi tarkusele avanemine on praegu täna siin, sellel valguse pidupäeval sinu joondumisülesanne. Et see on nagu hästi maagiline, nii nagu see tänane Leedo päev on, eks ole, maagiline ja väekas, nii ka sinu tänane ülesanne, eks ole. Ja sind ootab ees kõige sisukam ja kõige ilusam eneseväljenduse viis, kui sa seda teed. Aitäh sulle, hea vaataja ja kuulaja. Selline oli siis tänane ladumine ja soovin sulle mõnusat pidupäeva.